tere hommikust! Ühesõnaga, Meelis ütles, et ma ei teeks laivi, sest ma olen nii... Mitte laivi, vaid vlogi. No vlogi, jah, vlogi, sest mu nägu läigib. Aga ühesõnaga, me ei ole väga suurem asi vlogi perekond, seega me otsustasime, et me teeme täna mingeid klippe ja siis me näitame. Võtame teid kaasa erinevatesse... Oma päevale. Tšau, Edon! Edon on nagu väike Soome poiss selle mütsiga. Teeme väikse klipikesi, kus me käime, mis me teeme. Ja siis me... Mis me toome? Kella lähme tooma ja ühesõnaga olge täna meiega ja siis vaatame, mis saama hakkab. Ja nüüd avaneb meil eksklusiivne võimalus piiluda kaadri taha. Kiire pilguheit Paavli e-poe telgitagustesse on tehtud ja nüüd ei jää muud üle, kui minna päris poodi. Et kõigepealt käime Angaarist läbi, sest Hedon tahab mingit kaisukat ja siis lähme siia suurde Põhipaavlisse ja vaatame, mida head seal on. Nii et let's go shopping! No, oled midagi leidnud ka? Tegelikult otseselt ei ole, aga ma leidsin üli läheda selle Bluesi Superdry fännidele, kes on, see on suht kallis bränd. Nii et Superdry fännidele siin Blues. See maksab manu 50 senti. Midagi sellist. Siis on hästi palju on, kas siin näeb, Marks & Spencer, mida Eestis siis enam ei ole. Et Marks & Spenceri riided on päris palju. Ja just leidsin mingi lahe H&M Blues. Nii et, aga need on selles mõttes, mulle on need suured, aga bränd on tegelikult väga lahedad, mida vaadata. Nii et kes tahab, tuleb ise. Siin müüakse veel igast põnevaid asju, ginger paste, steam bannide või üleüldse aurutamise asjade jaoks asju. Kõigest 4. Siin on veel miskid põnevad igast asju. Leena on siin kuskil. No, mis sa head leidnud oled? Vaatan second hand sekspesu. Näe, mingi trimmi ja 5 eurtsi. See on normaalne. Mul on jumala palju asju, mida ma tahan proovida. No, aitan. See ei käigi lahti vist. No, palun. Sa oled ka krabanud kokku. Ma proovin ilmselt, aga näiteks siin on mingi Montoni kleit. Õnneks on ilmselt nii vana hooaeg, et kellegil enam ei ole seda. Äge või? Mu meelest nagu cool. Saak on päris korralik. Ma arvan, et siin on minu Paavli kõige kallim ost, aga see oli tutikas. See maksis muidu 100 euri. Aga ma näitan neid teile hiljem ja nüüd me lähme siit edasi ühele väiksele minikohtumisele, kus pearoll on Hedonil. Tegelikult on nii, et Leen unustas ühe kohtumise ennem ära. Et üks selline väike minikohtumine on veel plaanis. Tegelikult on väga lihtne asi, sest me lähme lihtsalt ühele ajakirjale järgi, kus me reklaami vahendasime. Nii et maja juba paistab ja teeme selle ära ja... Ma ei ole siin kunagi käinud. Jaa, Hedon on käinud. On ju? Hedon sai ka Paavlist mingisuguse vidina endale. Nüüd on juba õnnelik. Ma näitan tada! Ta tahtis mega sõrmus, tegelikult see on see... Salfretikoid. Salfretikoid ja ma andsin talle 80 senti, et lusti. Nii, aga nüüd lähme kohe lifti. Istume ja ootame. Palun. Ma otsin, kus meie asi on. Jee, olemas. Kus me lähme? Me lähme Elisasse. Lähme ja võtame Hedonil lihtsalt põnniradarit. Poissi ju ära oodata, millal juba ta lihtsalt johub sest kellast ärkadest saadik. Nüüd on niimoodi, et Elisas on käidud. Hedon, mis sa said sealt? Mis sa said? Kella said?
ja siis tegelikult samas majas asub ka Valio. Jah, Elisa kõrvale asub Valio ja siis me mõtlesime, et lähme ütleme Valiole tere ja tulime sealt välja suure moonakotiga. Siis võtsime pingpongi. Ja, nii võtta. Ja siis mängisime mida? Pingpongi. Mis kell on? Naerunäo kell, jah. Jah. Ja nüüd sõidame edasi järgmisele kohtumisele. Jah, me lähme nüüd ostma ühte sünnipäeva kingitust. Ühesõnaga, nüüd me oleme väiksel lõunal. Kus ikka blogijad lõunal käivad, kui mitte Mäkis. Ja mina käisin vahepeal viisin ära need Nordica pardajakirjad oma kliendile. Ja kui ma sealt tagasi sõitsin, siis sain ühe väga põneva kõne. Ja ehk siis me arvasime, et meie päev lõpeb täna kell 3, kui me käime veel mänguasjapoes, aga ei, see lõpeb pärast kella 4, sest mul on nimelt ühe Saksamaa firma casting, ehk siis kuskile soovitakse mind reklaamnõuks. Nii et käime veel seal ka ära. Nii, kus me oleme? No nüüd me lähme siia outleti puhvi ja vaatame, kas siit saab mõne hea kingitus ja tegelikult me tahame ühte konkreetset asja. Me otsime muruniidukit. Ma muruniitet ei leidnud, aga ma leidsin midagi palju paremat. 15 kulli. Trummikomplekte. Tavai osa. Ostame. Iga lapsevanema unistus on saada, et keegi kingiks ta lapsele trummikomplekti. Siin on 3 trummi, tool, pulgad, kõik. Võib-olla pulgad on puudu, aga minu lemmik hunnik on see siin. Siin on nagu leia omale puldiga auto või siis puldiga lennuki, mingi lennuasjad. Hinnad on muidugi head, aga otsime päris kõvasti. See on selline ladu, kus müüakse mingi nagu praakasju või midagi sellist. Me saime kõik, mis vaja. Ja me lähme koju. Saime isegi muruniite sellise, mis kõriseb. Ja siis Meelis läheb edasi castingule. Ja see kõriseb. Mina olen omadega nüüd jõudnud Noblessneri kvartalisse ja just siin asub siis see ettevõte, mis kutsus mind castingule ühe Saksa tööjõuportaali firma reklaami. Nii et nüüd pole muud teha, kui astun sisse ja vaatan, mida kästakse teha. Ja eks siis kunagi saab selle tulemuse ka teada. Nii et lähme. Siis järgmine asi on, kui ma ütlen sulle erinevaid emotsioone. See oli esimene. Ma loodan, sa said selle, sest see oli Ma ei pidin seda disgust. Ei. Another casting. Nii, ma võtan selle lehe. Jeesus, kui palju sul neid on? Nii, casting on nüüd tehtud ja kui te arvate, et minu päev on sellega läbi, siis ei, nimelt kell 5 hakkab mul üks koosolek ühe organisatsiooniga, kus ma olen vabatahtlikuna abis. Teen neile turundust ja kommunikatsiooni, nii et nüüd ei ole muud, kui sõidan Tehnopoli koosolekule. Vahepeal oli minul aega käia kiirelt ka postkontoris ja saada sealt jätta üks pakikene. Ma näitan hästi kiirelt. See on selline nunnu jänese kõrvadega telefonikate. Nii et sain kiirelt selle kätte ja nüüd võtan ühe kolleegi peale, kes samuti koosolekule tuleb. Ja siis paneme koosolekule. Nii, kell on 18.50. Mina lõpetasin Tehnopolis oma koosoleku ja lõhen alles nüüd koju. Nii et ma loodan, Leen on söögid, joogid kõik valmis teinud ja tänase päeva võib siis vist lugeda lõppenuks, kuigi me teeme kindlasti ka kodus väikese
ma ei tea, briefi tervest päevast ja mis homme plaanis on. Nii et näeme varsti. Koju ja laps näeb selline välja ja... Aga vähemalt söök on ilusti laual. Kõik on ära kuivan, siis me otsime siin. Ja näete sellised mõnusad kõrvedad kalapulgad, pelmeenid, kartulid, tipikas. Nii et hashtag nom-nom, on ju? Kõht on täis, sõime. Laps Meil on hea. Präänik on pesus. Ja näete siin üleval nurgas, siin on väike Paavlileid. See oli kõige kallim asi, mis Ever Paavlist on mu näppu hakanud. See oli 35 €, aga see on täisvillane. Ja see oli tutikas siltidega mantel. Aga see oli seda väärt. See on mega ilus. Ja kui te arvate, et meie päev on sellega lõppenud, siis tegelikult mitte. Sest natukene on Laps pesust, väike smuuti, magama, hakkame tööd tegema. Mul on terve hunnik neid üürimaju lahti võetud, vaatan hindu. Ja minul on veel nipet-näpet toimetada... 134 € on meile vist näks palju või? Piisav. 700 €. Et selline oli siis meie päevakene. Jah, oli tore. Nii palju Kas see oli kiire päev või? Tegelikult ei olnud ju. Meil on kiiremaid päevi. Ei, on kiiremaid olnud. Jah, et see oli siuke... Tööpäevad on kiiremad. Jah, et see oli selline keskmise mõõdukusega päev. Seega aitäh sulle, kes sa vaatasid selle lõpuni. Mul on nii tore, et Meelis ikkagi vist täna monteerib kokku selle ka. Vaatame. Et see on nüüd see, et andke kommentaarides teada. Sorry. Andke kommentaarides teada, kas teile meeldis selline... Kas teile võib veel teha selliseid lõikumata asju selles suhtes, et me teeme klipid, lõikame need klipid lihtsalt üksteise otsa kokku ja paneme üles? Oota. Kui nii sobib, siis andke teada, võime veel teha. Jah, nii et muud ei olegi. Kommenteeriga, mis teile meeldis, mis teile ei meeldinud. Ja siis saame minna... Meil on tööle.